tere, armsad Vella fännid, juuksurid. Mina olen Hanna Nigul, Vella Professionals koolitaja. Teeme täna veebikoolitust. Mul on jagada teiega uudiseid. Vellal on välja töötatud täiesti uus poolpüsiv siluv hooldustoode. Ja mul on siis au teile täna seda siin veebi teel tutvustada ning saan jagada teiega esitlust ja teha üsna detailse ülevaate siis, millega täpselt tegu on ja kuidas seda kasutatakse. Tegu on siis poolpüsiva siluva hooldustootega, mille nimi on Smooth Filler. See on mõeldud siis ainult salongis kasutamiseks professionaalsetele juuksuritele. Loomulikult ka juuksuritele, kes on läbinud põhjaliku koolituse, mis puudutab siis seda uut Smooth Filler hooldust. Täna mul on võimalus pakkuda teile sellist kiiret ülevaadet, kuidas seda toodet kasutada. Kergelt räägime ka koostisosadest ja võib-olla vaatame üle ka etapid, kuidas seda toodet siis täpsemalt kasutada, et teeme tutvustuse, toimeained, kuidas ta töötab, teenuse etapid ja räägime kindlasti ka sellest, kuidas Smooth Filler ja värviteenused omavahel kokku sobivad. Korduma kippuvad küsimused täna veebi teel muidugi jätame ära, need on tavaliselt meil stuudiokoolitustel. Natukene räägime ennem, et praegused pakutavad keratinhooldused võivad siis olla justkui nagu sarnased sellele Smooth Filler hooldusele, kuigi tegelikult Smooth Filler hooldus ei sisalda absoluutselt keratiini, ehk siis tegelikult ei ole ta võrreldav keratinhooldusega, aga hetkel praegu palju siluva toimega tooteid siis, mis on turul pakutavad, nendel on igasugu selliseid ebameeldivaid kõrvalmõjusid, nagu näiteks, et nad on keerulised ja aeganõudvad. Nad teevad juuksed liiga sirgeks, kõik kliendid alati ei soovigi, et juuksed täiesti pulksirged peale hooldust on. Ning võib-olla neil on näiteks mingisugune ebameeldiv aur või lõhn. Aur võib olla ka tervisele kahjustav pikas perspektiivis. Juuksed võivad liiga jäigad jääda ning klientide tegevus peale hooldust võib olla piiratud, näiteks siis soengu sättimine või näiteks ka lihtne juuksekummi kasutamine. Nii et Vella on nüüd siis töötanud välja sellise toote, millega me saame palju hõlpsamini ja lihtsamini neid juukseid siluda ja hooldada. Meil on kliendid, kes väga tihti tunnevad väga suurt muret just sellepärast, et juuksed on liiga kahused, elutud, krässus, kuivad. Nii et Vella nüüd tuleb sellega appi ja nad on laborites siis välja töötanud lahenduse selle jaoks ja lahendus ongi siis Smooth Filler hooldus. Smooth Filler on poolpüsiv hooldustoode, täidab juuksed sidemeid loova toimeainega ja ta toimib seestpoolt väljapoole. Tulemuseks on kauapüsivalt siledad juuksed kuni 3 kuuks. Koostisosad on väga minimalistlikud, vaid 8 koostisainet ning salongi kogemus on meeldiv. Meil on siis vaja teada, kes on meie kliendid, kes üldse sobivad Smooth Filler hoolduseks. Kliendid, kellel on kräsused juuksed, need juuksed on raskesti käsitletavad. Näiteks ka kliendid, kellel just juuksed muutuvad kräsuseks niiskuse käes. Et selle koha pealt võin omast kogemusest öelda, et sügisel niiskaeg on alati minu juustele kõige raskem aeg, sellepärast et nad on ülitundlikud niiskuse osas. Nii et täpselt seda on mõeldud just selle niiskuse koha pealt, et kui me lähme ilusti sätitud juustega õue, kus nad saavad järsku niiskeks, siis need juuksed võivad tagasi minna kräsuseks ja kogu see vaev ja töö on mõttetu, siis Smooth Filler hooldus aitab ka selle vastu võidelda. Ja väga paljud kliendid, kellel sileda tulemuse saamiseks nad peavad kasutama kas fööni või sirgendajat, siis ka selle koha pealt Smooth Filler tuleb appi ja teeb ka need protseduurid palju lihtsamaks.
ja mida siis sellised kliendid tahavad? Loomulikult nad tahavad püsivamalt siledaid juukseid, vähem kräsu ja lihtsamat ja kiiremat stiliseerimist ja hooldamist. Loomulikult, kui meil on lihtsam ja kiirem, siis meie juukserutiin näiteks hommikuti muutub palju kiiremaks. Nii et kõige selle vastu aitab see hooldus väga hästi. Alati tuleb teha enne hooldust ära korralik kliendikonsultatsioon. Me peame siis välja selgitama meie kliendi iseloomu, elustiili, tema hooldusvalmiduse ja eelarve, sest et alati, kui me kasutame hooldustooteid, siis me lepime kokku kliendiga kooskõlas nii aja kui ka materjalide kuludega, kui suur on meie eelarve ja võib-olla ka siis tehniline analüüs. Nii, järgmise etapina me siis proovime välja selgitada, mida klient üldse tahab, kui suurt muutust ja milline on tema juuste ja peanaha seisund. Ja näiteks, mis puudutab tekstuuri ja stiili, siis selle hoolduse puhul me ei saa eeldada, et need juuksed jäävad pärast täiesti pulksirged, sest et see hooldus ei ole loodud juukseid muutma sirgeks, vaid ta on mõeldud juukseid silendama. Nii et kliendid, kellel on lokis juuksed, siis need lokikesed sealt ära ei kao, nad lihtsalt muutuvad siledamaks, tervema välimusega rohkem ja võib-olla ka defineeritumaks. Ja siis me räägime läbi kliendiga, et kuidas me seda teostame, kaua see meil aega võtab ja kuidas läheb edasi ka kodune hooldus. Kuidas see toode toimib? Kräsuste juustega on meil siis raske toime tulla. Me pakume kliendile Smooth Filler hooldust. Smooth Filleris sisalduv toimesüsteem tagab selle, et see toimeaine tungib sügavale juuksme keskmesse, täpsemalt siis kutiikulisse, ja tänu sellele toode mitte ei kata ega ladesta juuksepinda kunstlike kihtidega, vaid ta toimib juustes sees. Nagu ka eelnevalt oli öeldud, see toime justkui töötab siis juukse seestpoolt väljapoole. Ja kui me siis selle toimeaine kuumusega aktiveerime, siis Smooth Filleri toimeaine, mis on siis orgaaniline hape, täidab juuste valgusstruktuuri ja see toode tekitab uued stabiilsed püsivad sidemed, millest räägin ka natuke hiljem, ja nad parandavad siis juuksestruktuuri seestpoolt väljapoole. Ja tulemuseks on meil mitte sirged, vaid siledad juuksed, mida on lihtne stiliseerida, neis on vähem kräsu, nad liiguvad loomulikult, nad näevad läikivamad, siledamad välja ning see kestab kuni 3 kuud, sõltuvalt kliendist. Siin on meil näidatud kätte ära, millised on tavalised sellised juukses 3 tüüpi sidemed, mis on siis mõjutatud erinevatest välistest või muudest teguritest. Näiteks vesiniksidemed, mis on mõjutatud veest ja kuumusest, siis meil on soolasidemed ja neid põhjustab pH tasakaalu kõikumine ja disulfiidisidemed, mis on siis mõjutatud keemilisest töötlemisest, nagu näiteks keemiline lokk. Ja nüüd meil on siis täiesti uus eraldi grupp sidemeid, mida moodustab juukse sees Smooth Filler hooldus. Ja need on imiinisidemed ja need ongi need sidemed, mida siis Smooth Filleri toimeaine juukse sees loob. Siin on siis selline kiire ülevaade teenuse etappidest. Kõigepealt me puhastame juuksed, siis on toimeaine peale kandmine ja me lõpetame selle sirgendamisega. Kõigepealt me peseme juuksed Ultimate Smooth šampooniga, balsamit me ei kasuta. Kui on vaja, siis peseme juuksed 2 korda. Ja nüüd järgmine oluline etapp on see, et me kuivatame juuksed, kuni nad on 80% kuivad. Ja see 80% kuiv on just mõeldud selle jaoks, et esiteks, kui need juuksed on kergelt niisked, siis meil ei kulu liiga palju toodet, pluss meil on natukene lihtsam pealekandmise protseduur. Et pealekandmine lihtsalt läheb tänu sellele natukene kiiremini, lihtsamalt. Järgmise etapina, kui need juuksed on 80% kuivad, siis me hakkame seda toodet pintsliga kandma juustele. Me hoiame ära kuskil pool sentimeetrit, võib hoida ka isegi sentimeetri, kui on oht, et on väga tundlik peanahk. Siis jätame natukene peanahast eemale, kuhu me siis seda toodet ei kata, ning jätame selle kõik siis mõjuma kliendi juustesse 20 minutiks. Kas on mõtet hoida toodet kauem? Ei.
sellepärast et Smooth Filleri toimeaine töötab täpselt 20 minutiga. Selle aja jooksul jõuab ta tekitada uued sidemed ja sealt enam kauem hoida mõtet ei ole, sest sellest lihtsalt ei muutu mitte midagi. Nii, ja kui meil on mõjuaeg läbi, siis me emulgeerime ja loputame selle toote lihtsalt veega ja loputame senikaua, kuni me enam ei näe, et see toode vahutab. Kuna on ära mainitud ka, et ärge loputage liiga kaua, siis see tähendab seda, et meil on võimalik natukene seda toodet liiga palju juuksest välja loputada. Nii et selle jaoks ongi teil see hea indikaator, et senikaua, kuni enam vahtu ei tule, juuksed enam-vähem tunduvad puhtad, mitte liiga libedad, siis me enam rohkem veega neid juukseid ei loputa. Kui meil on siis loputamise protsess läbi, siis me hakkame neid juukseid kuivatama fööniga. Ja nüüd see kuivatuse protsess läheb siis täielikult juuste 100%-lisuse kuivatamiseni. Soovitame kasutada juba fööniga koos kuivatades rullharja, sest et sealt hakkab pihta juba toimeaine kuumusega aktiveerimine. Ja loomulikult ka, kui me kuumust aktiveerime, siis me saame kergelt neid juukseid juba ka silendada rullharjaga. Nii et see on ka selline soovituslik, et loomulikult põhitoimeaine aktiveerumine toimub ikkagi sirgendades juukseid, aga me saame juba natukene eeltööd teha, kui me neid juukseid fööni ja rullharjaga aitame juba eelnevas etapis silendada. Kui meil on juuksed 100% kuivad, siis me asume sirgendamise kallale. Ja Smooth Filler võib muuta selle hoolduse käigus juuste tooni heledamaks või soemaks. Kuna ta ikkagi loob kindlasti sinna juuksesse ka soema varjundi, siis ei ole mõtet neid juukseid värskelt enne seda hooldust värvida. Pigem on mõttekas teha hooldus ennem ja selle värvimisega tegeleda siis kas sama päev või siis paar nädalat hiljem. Juuste värvimine kohe peale seda hooldust ei ole välistatud, seda on lubatud teha, aga me võime seda teha ainult Color Touch poolpüsivärviga ja räägime sellest ka natukene hiljem. Esmalt vaatame üle, meil on vaja analüüsida, millised on kliendi juuksed, milline on kliendi juuste tüüp, kas nad on loomulikult või raskesti töödeldavad, kas nad on värvitud ja tundlikud või väga tundlikud. Nagu te näete, siis siin all on kirjas, et ei ole soovitatav, kui on väga tundlikud juuksed, ehk siis kas nad on väga-väga tugevasti blondeeritud näiteks või need juuksed on lihtsalt nii haprad, et nad üldse ei talu mitte mingisugust kuumust. Ja kuna eelnevalt on mainitud, et see toode aktiveerub kuumusega, siis me ei saa kasutada kuumakaitset. Nii et kui me oleme aru saanud, et kliendil on väga-väga õrn juus ja meil on ikkagi selline tunne, et me ei taha mitte kuidagi kuumtöödelda neid juukseid, sest et nad lihtsalt ei pea vastu sellele, siis see hooldus ei olegi mõeldud nendele. Ja siin on siis ära näidatud, et millised võiksid olla peenikeste juuste puhul sirgendamistemperatuur siis näiteks 180 ja keskmistel juustel see vahemik võiks olla 180 kuni 210 ja kui meil on ülikräsused jämeda juuksekarva tüübiga juuksed, siis me võime lausa kuni 230 kraadi kasutada. Nii et natukene ikkagi tasub olla julge, mis puudutab seda temperatuuri valimist, aga loomulikult olge ettevaatlikud, liigne kuumus võib olla natukene juustele juba liiga tegemine. Ja kui me räägime siis sirgenduskordade arvust, siis see on ka oluline etapp, et see on nüüd see koht, kus juuksur ise peab tegema korraliku kliendi analüüsi ja otsustama, kui palju ta neid juukseid sirgendab. Kui meil on tavaline juuksesirgendaja, siis me ei jää väga pikalt sirgendajaga seisma ega me ei peatu juustes, kui me teeme seda sirgendamist, ehk siis see näeb välja umbes selline, et me lihtsalt laseme kiirelt 6-8 või 10-12 korda nende sirgendajatega juuksest üle. Kui meil on näiteks otstes helendatud salgud ja me tunneme, et me ei soovi otsi näiteks 10 korda sirgendada, siis me võime teha ka
eraldi, näiteks väljakasvu peal, kus meil ei ole helendatud salke, me sirgendame 10–12 korda ja otstes, kus juus on rohkem habras ja haavatav, seal me teeme seda ainult 6–8 korda. Nii, siin on siis välja toodud piltidena, et milline võiks olla nende protsesside vaheline etapp ja millised need juuksed olid enne ja millised pärast. Nagu te näete siin kõige viimasel pildil, siis need juuksed ei ole kõige lõpus pulksirged. Mainin ära veel kord, see Smooth Filler hooldus ei ole mõeldud juukseid sirgendama, vaid ta on mõeldud juukseid silendama. Seega, kui te vaatate kõige viimast pilti ja esimest pilti, siis te näete, et me oleme kaotanud selle hooldusega ära siit juuksest selle kräsu ja selle katkise välimuse. Juuksed näevad pärast välja tervemad ning on palju läikivamad ja lihtsasti käsitletavamad. Siin on välja toodud ka selline ekstreemne olukord, kui meil on üli tugev lokk. Jah, need juuksed peale sirgendamist on täiesti pulksirged, aga kui klient hiljem peseb, siis need juuksed on lihtsalt siledamad, läikivamad ja see lokk on defineeritum, aga need juuksed ei jää sirgeks. Mis puudutab siis Smooth Fillerit värviteenustega, jah, nagu ma eelnevalt mainisin, värvimine kohe samal päeval, kasutades Smooth Filler hooldust, on lubatud, aga me peame olema valmis selleks, et see võib teha juuste tooni heledamaks ja soemaks. Ja lubatud on siis värvida juukseid samal päeval kohe peale Smooth Filler hooldust Color Touchiga ja kõik helestustööd helendamisega seotud, näiteks fooliumitehnikad, triibud, blondeerimised võiksid jääda enne hooldust. Ja enne püsivärvi kasutamist me peame ootama 5 pesukorda. Miks me siis peame ootama 5 pesukorda, on sellepärast, et Smooth Filler on ülihappeline ja selleks, et me saaksime toimetada aluselises keskkonnas, kus on meie värviteenused, nagu näete ka siin, Color Touch, selleks me peame tooma juuksed tagasi õigesse pH keskkonda. Nii et selleks, et me saaksime samal päeval juukseid värvida Color Touchiga, me peame pesema juukseid soovitatavalt Ultimate Smooth šampooniga ja me hoiame peal 10 minutit. See tähendab seda, et 10 minutiga me toome Ultimate Smooth šampooniga need juuksed Smooth Filleri happelisest keskkonnast tagasi siia sobivasse keskkonda, selleks, et me saaksime edasi toimetada aluselise värviga. Milline siis näeb välja see protseduur koos Color Touch värvimisega? Kõigepealt me teeme Smooth Filler hoolduse juustesse, me peseme juuksed puhtaks, kuivatame 80% juuksed ära, kanname peale Smooth Filler toimeaine, siis loputame ja siis tuleb kuivatamine 100% kuivaks ning siis tuleb sirgendusprotseduur ja kui me nüüd oleme otsustanud kohe peale Smooth Filler hooldust juukseid värvida, siis me peseme need šampooniga ja hoiame seda šampooni vahtu peas 10 minutit. Kui me oleme šampooniga 10 minutit ära pesnud, siis me saame asuda Color Touch värvimise protseduuri kallale ja me lõpetame selle tavalisi värviga seonduvaid siis järelhooldusi kasutades, nagu näiteks erinevad värvikinnitajad, mis on vellavalikus, sõltuvalt, kuidas teile endale meeldib siis kasutada, aga üldiselt on see värvimine täiesti võimalik, lihtsalt ei tasu ära unustada, et me peame pH taastama enne, kui me asume Color Touchiga värvima. Ja kui me teeme samal päeval koos Smooth Filler hooldusega helestamisteenuseid, siis lihtsalt see protseduur käib vastupidi. Kõigepealt me teostame oma helestamisprotseduurid ja siis asume Smooth Filler hoolduse kallale. Et samamoodi me blondeerime juuksed, siis me peseme need juuksed šampooniga ja siit läheb samamoodi edasi sama teenuse etappide jada, nagu on tavalise Smooth Filler hooldusega.
ja kõige lõpus, kui me soovime veel neid helestatud juukseid ka toonida, siis me jälle peale Smooth Filler hoolduse etappe peseme need juuksed ning hoiame peas šampooni vahtu 10 minutit ja siis me saame Color Touchiga neid juukseid ka toonida. Ning peale värvimist samamoodi jätkub tavaline siis värvi kinnitamise rutiin. Mis puudutab nüüd Smooth Filler hooldust ja püsivärvi, siis siin kehtib lihtsalt väga lihtne reegel. Me ei saa seda teha enne, kui me ootame vähemalt 5 pesukorda. See on umbes 2 nädalat. Ja seda peab klient teadma, kes soovib värvida juukseid püsivärviga. Et kahjuks on meil võimalik samal päeval neid juukseid kas eelnevalt helestada või pärast Color Touchiga toonida, aga püsivärvimised jäävad kõik peale 5 pesukorda. Ja kui me soovime teha kiiret ja mitte liiga pikalt välja kasvanud juuksejuuri, soovime neid värskendada, siis meil on võimalik teha seda ka Color Expressiga, sellepärast et kui need juured on ainult kergelt 1 sentimeeter välja kasvanud ja me pärast hakkame Smooth Filler hooldust kandma juustesse 1 sentimeetri kaugusel peanahast, siis me ei võta seda värvi selle hooldusega maha, nii et see värv jääb ilus täidlane ja sama tumedusastmega, nagu ta on mõeldud. Lihtsalt meil on võimalik teha ka kiire juurte värvimine enne Smooth Filler hooldust. Ja kui te otsustate kõige lõpus veel neid juukseid ka üle pea toonida, siis teil on võimalik seda teha pärast hiljem Color Touchiga. Lihtsalt kui me soovime teha juuksejuurte värskendust, siis on soovitatav kasutada Color Expressi, kuna ta on 10 minuti kiirusega püsivärv, mis katab kuni 100% halle juukseid, nii et see on selline väga hea kiire lahendus, kui klient soovib kõik etapid läbi teha väga kiirelt. Kui meil on vaja teha hooldust ainult välja kasvanud osale, siis tavaliselt soovitatakse juukseotstes sirgenduskordi vähendada ja mis puudutab välja kasvanud osa, kuhu me teeme hooldust, siis seal lihtsalt veidikene sirgenduskordi teha rohkem. Et 3 kuuga need juuksesidemed tavaliselt juba kaovad ära, aga nad ei pruugi sealt olla kadunud täielikult, ehk siis need juukseotsad, kuhu on Smooth Filler hooldus eelnevalt juba tehtud, ei pruugi vajada nii suurt ja nii palju kordi kuumaga aktiveerimist. Seega, kui meil on hooldus välja kasvanud, siis me võime sirgenduskordasid välja kasvanud osa peal lihtsalt rohkem korrata. Smooth Filler ise muidu on lõhnaainevaba. Kui sirgendamise käigus mingisuguseid aurusid eraldub, siis reeglina see on tavaline puhas veeaur. Mingisugust ebameeldivat ega tervisele kahjulikku auru selle protseduuri käigus ei pea tundma. Ja mõnikord lihtsalt, kui klient läheb pärast koju ja ta hakkab oma juukseid kodus pesema, hooldama, siis ta võib just see moment, kui ta šampooniga juukseid peseb, tunda kergelt, õrnalt natukene ebameeldivat lõhna, aga see ei ole püsiv ja see reeglina tuleb korraks välja ainult siis, kui me peseme juuksed šampooniga. Kui juuksed on juba pärast kuivatatud, siis need juuksed ebameeldivalt ei lõhna. Ja see lõhn kindlasti ei ole kuidagi kahjulik ja aja jooksul ta kaob. Siin soovitatakse meeldiva aroomi loomiseks juustele kasutada Ultimate Smooth sarja tooteid. Ja üleüldiselt soovitatakse Smooth Filler hooldust kodus hooldada Ultimate Smooth sarja toodetega. Ta aitab hoida neid juukseid pikemalt siledana, läikivana. Loomulikult annab ta ka juustele meeldivat lõhna. Nii et kindlasti juuksurid, kes saadavad Smooth Filler hooldusega tehtud kliendi salongist välja, palun soovitage neile kindlasti Ultimate Smooth sarja tooteid ka koju kasutamiseks. Ultimate Smooth Filleri sees sisalduvaid aineid on vaid 8, nagu on ka eelnevalt mainitud. Põhitoimeaine on siis glüoksüülhape,
mis on orgaaniline hape ja ta täidab juuste valgusstruktuuri. Ta on üldiselt kogu see hooldus täiesti silikoonivaba, mineraalõinevaba, lõhnaainevaba, vegan ja dermatoloogiliselt testitud. Aga kuna selle hoolduse puhul oli mainitud eelnevalt, et me ei kannata peanahale, peanahast me hoiame vähemalt 0,5 sentimeetrit seda toodet eemal pealekandmise ajal, siis kindlasti iga klient on erinev ja meil on kliente, kes on allergikud ja kellel on õrn peanahk, siis see tuleb juuksuril ennem välja selgitada. Ja siin on siis välja toodud ka vahe, mis puudutab Smooth Fillerit, mis on siis poolpüsiv siluhooldustoode ja mis on siis püsivalt sirgendav toode. Et kuna eelnevalt on mainitud ka, et Smooth Filler ei ole loodud juukseid sirgendama, vaid ta silendab juukseid ja loob neile tervemat välimust, siis kliendid, kes soovivad püsivat sirgendavat efekti oma juustele, siis neile me soovitame juuste keemilist sirgendamist. Kindlasti, et te teaksite, et ka selline lahendus on Vellal olemas, lihtsalt tegemist on täiesti teise tootega. Nii et soovin teile julget Smooth Filler hoolduse katsetamist ja ilusat päeva teile!